Hei, minu nimi on Katriin ja ma olen Eesti esimene Instagrami mentor. See on minu esimene video sellel YouTube kanalil ja ma hakkan jagama nii palju kui võimalik enda elu Ameerikas, erinevaid ägedaid nippe ja uusi teadmisi turundusvaldkonnas, Instagrami valdkonnas ja lihtsalt ka ärist räägime siin kanalil. Nii et tere tulemast, ära unusta subscribe ida, sest et hakkavad tulema väga ägedad videod. Aga hakkan vastama kõige põnevamatele, kõige tähtsamatele küsimustele ja esimeseks küsimuseks on see, et miks me üldse otsustasime Ameerikasse kolida. Tegelikult meil mõte kolimisest ja sellest, et proovida, kuidas see on elamine välismaal. Me tahtsime juba väga ammu ära teha. Me mõtlesime pikalt, kas see võiks olla Bali, kas see võiks olla äkki Tai, aga mingid asjad hoidsid meid tagasi. Esiteks mul oli palgatöö, teiseks oli see, et me alles alustasime enda ettevõtlusega, aga siis aastal 2022 me mõtlesime elukaaslasega, et okei, nüüd on see aeg, me võtame ennast kätte ja me teeme selle ära ja mõtlesime, et miks mitte proovida hoopis USA-sse kolida, sest et see on meile alati mõlemale see riik meeldinud, seal on väga palju võimalusi, Instagram on sealt tulnud, nii et me mõtlesime, et miks mitte, sest et meie äri oli juba stabiilne ja me otsustasime, et davai, teeme selle ära ja hakkasime tegelema dokumentidega. Ja kõige lahedam oli veel see, et Henri sai endale ka praktika koha ühes väga lahedas helistuudios, nii et tema saab ennast arendada ka selles helirežii maailmas ja mina saan siis seal harida ennast turundus, äri ja Instagrami maailmas. Nii et kõik need teadmised, mida ma siis sealt saan ma tuua Eesti turule läbi enda kursuste. Aga osariik, kuhu me lähme? Me pikalt ka kaalusime seda, et kuhu minna. Loomulikult New York oli esimene selline valik meil, sest et mina ise olen õppinud Marylandis, mis on 4 tundi sõitu New Yorgini. Aga kuhu me oleme kolimas? Me oleme kolimas väga lähedasse osariiki, ma usun, et olete sellest väga palju kuulnud. Ma usun, et väga palju filme olete näinud sellest linnast ja me oleme kolimas Californiasse. Los Angeles on see linn, kus me hakkame elama. See on selline osariik, kus on soe alati, palju valgust, palju päikest. Henri saab seal töötada lahedas helistuudios ja oleme väga õnnelikud selle valiku üle, nii et pole midagi nuriseda. Ettevalmistus ja kolimine. Kõige keerulisem protsess oli vist viisa taotlemine, sest et ma arvan, et väga paljud teist teavad, et Ameerika on väga bürokraatlik riik ja oli vaja täita 1000 erinevat ankeeti, 1000 erinevat vormi. Pidime ära tõestama seda, et ei jää Ameerikasse igaveseks, ehk siis meil on siin kinnisvara Eestis, meil on toimiv äri Eestis, et kindlasti oleme kunagi tagasi tulemas siia. Samuti pidime näitama ära sissetulekuid, et me suudame hakkama saada rahaliselt seal ja kolmas asi oli ka see, et meil pidi olema mingisugune konkreetne plaan, millega me hakkame seal Ameerikas tegelema. Minu pool on see väga lihtne, mina olen Instagrami mentor, mina planeerin siin kevadel Instagram 4.0 koolitust, nii et minu suur selline ambitsioonikas eesmärk on lihtsalt võtta välja absoluutselt kõik võimalikud sotsiaalmeedia või turunduskonverentsid ja hakata nendel käima. Külastada erinevaid konverentse, foorumeid, workshoppe, suhelda inimestega, suhelda USA äriinimestega, vaadata, millised on need Instagrami mentorid seal, mida nemad õpetavad, kuidas nemad õpetavad, uurida USA turundust väga palju ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis mina tunnen, et minu jaoks tuleb see aasta väga-väga võimas aasta, sest et ma olen tõesti teinud ägeda plaani, et aidata nii palju kui võimalik meie äril kasvada, saada nii palju kui võimalik teadmisi ja tuua need Eesti turule läbi siis meie selle samuse Instagram kursuse. Majutusega on natuke keerulisemad lood, sest et see piirkond, kus me tahame elada, Los Angeleses on Santa Monica piirkond. Ütleme nii, et see piirkond on keskmiselt kõrgema hinnaklassiga LA-s on ju. Samas me saame aru Henriga, et see on ainulaadne võimalus, et me oleme LA-s, nii et me ei taha väga koonerdada ja me pigem tahame elada seal niimoodi, et see võimaldaks meil jällegi äril kasvada on ju, et me saaks elada sellises korteris, kus meil oleks mugav, kus me saaks teha ägedaid YouTube videosid, kus me saaksime teha ägedaid koolitusi või filmida sisse koolitusi ja me oleme valmis praegu panustama enda brändi, enda ettevõtte arendamisele. Nii et jah, loomulikult me hakkame elama päris kallis rajoonis,
aga samas ma usun, et see on seda väärt, sest et Santa Monical elamine aitab meil siis jällegi nii palju hoida aega kokku kui võimalik, sest et Henril on seal helistuudio ja mina saan siis jällegi Santa Monical filmida erinevat ägedat sisu. Korterit valimisel olid meil ka tegelikult päris erinevad kriteeriumid ja esimeseks kriteeriumiks oli see, et seinad peavad olema valged. Nagu siin põhimõtteliselt, sest et kui ma tahan jällegi koolitusi filmida või filmida YouTube videosid või mis iganes muid asju teha, siis minu jaoks on vajalik, et korter oleks selline, et seal oleks palju valgust, seinad oleksid valged, et oleks ilus, et oleks ruumikas ja tegelikult ka nad oleks lähedal merele, sest et väga lahe on jällegi elades Californias võtta, ma ei tea, tunnike 2 ja minna lihtsalt mere äärde jalutama, võtta seal juua kohvi või paar kokteili, Meil on tänaseks olemas ka nimekiri korteritest, mida me lähme kohe esimesel nädalal vaatama. Esimesed 2 nädalat me elame hotellis ja selle ajaga me siis peaks leidma selle õige korteri ja sisustama seda. Miks ma ütlen sisustama seda? Sellepärast, et enamus kortereid USAs tulevad ilma mööblita. Ilma mööblita. Kas te kujutate ette? Me rendime korteri ja me peame veel sinna ka mööblit sisse ostma. Ja mida ma selle mööbliga pärast teen? Palun, öelge mulle, ma ka ei tea. Eestisse ma ei hakka neid laudu ja diivaneid tooma, Nii et kui teil on mingisuguseid nippe, trikke, kust saaks osta üldse kasutatud näiteks mööblit või lihtsalt odavat mööblit USAs, siis palun jätke kommentaar. Ja muideks mainin ka siin, et kui sa mind veel Instagramis ei jälgi, siis kindlasti hakka seda tegema. Ma loodan, et kuskile siia tekib ka link minu Instagramile. Jagan seal väga palju lahedat kasulikku sisu. Ja samuti, kui sa veel uudiskirjaga ei ole liitunud, siis kindlasti tee seda. Ma jätan lingi siia YouTube video alla. Ma saadan iga nädalaselt väga ägedaid kasulikke uudiskirju. Nii et kui sa veel uudiskirja ei ole, siis kindlasti liitu. Kolimise eelarve. No ütleme nii, et eelarve on päris krõbe, aga see väga palju oleneb ka sellest, kuhu ja kuidas kolitakse, sest et inimestel on väga erinevad vajadused, inimestel on väga erinevad olukorrad ja inimestel on väga erinevad eelarved. Meie eesmärk on see, et meil oleks mugav elada, me tahame häid tingimusi ja me ei taha, et meie elukvaliteet võrreldes Eestiga tugevalt langeks. Nii et me oleme valmis panustama rahaliselt ja ma usun, et see kõik tegelikult tuleb jällegi tagasi, sest et meil on grandioossed plaanid. Kui me rahast räägime, siis eelarved on sellised, et umbkaudselt viisataotlus oli 160 €, siis esimesed 2 nädalat Airbnb või esimesed 10 päeva Airbnb on 2200 €, siis lennupiletid per inimene oli 1100 €, edasi-tagasi lend ja ligikaudselt korter on 3000 € kuus. Loomulikult väga suur kulu, seal Ameerikas tuleb meil konverentside ja foorumite kulu, sest et nagu ma ütlesin, ma tahan väga palju panustada enda teadmistesse ja seetõttu konverentside kulud on päris suured, sest et üks asi on piletit osta ja teine asi on see, et kui see konverents on teises linnas, siis tuleb sinna lennupiletid osta veel juurde ja majutus. Pluss veel mingisugused söögirahad ja väljas käimise rahad, Ja viimane väga populaarne küsimus oli see, et millised on siis meie plaanid seal USAs elamise ajal. Ja mina ütleks niimoodi, et mina jagan seda elu USAs praegu 4 kategooriasse või 4 sellisesse põhilisse lahtrisse. Esimeseks on see, et me tahame väga tugevalt ja väga palju arendada enda ettevõtet ja kindlasti launchida või siis tuua turule Instagram 4.0 kursuse ja ma tahaks hetkel väga palju ka keskenduda sellele, et mis on USAs turunduses teistmoodi kui Eesti turunduses, mida me saaks katsetada ja tuua turule, mida me saaks teistmoodi õpetada, kuidas me saaks teistmoodi õpetada. Ühesõnaga, meil on väga palju mõtteid seoses selle kursuse launchiga, nii et ma arvan, et sulle tuleb väga-väga äge ja ma olen valmis panustama sinna väga palju aega. Ühesõnaga, ma olen täiega valmis selleks. Teine asi on see, et ma kavatsen käia konverentsidel, foorumitel, muuseumites, ühesõnaga hästi palju suhelda inimestega, tutvuda inimestega. Mul on selles mõttes vedanud, et ma lähen sinna ainult Henriga, mis tähendab, et mul ei ole seal sõbrannasid, mis tähendab, et ma võiks leida endale sõbrannasid. Nii et ma väga aktiivselt praegu Instagramis otsin lahedaid influencereid, kes elavad LA-s või Los Angeleses ja proovin neid hakata jälgima, vaatan, et kas on mingisugused community'd seal, et äkki liituda ühe community'ga ja hakata ka Ameerika naistega suhtlema. Nii et see asi on suur
fookus mul ja kindlasti ka Ameerika või USA kultuur, reisimine, vaadata, mida nad teevad, kus nad käivad, mida nad söövad, mida nad loevad ja nii edasi. Kolmas ja kõige tähtsam asi on loomulikult YouTube'i arendamine. Ma viisin läbi väikse küsitluse enda Instagramis, kui paljud minu jälgijatest on käinud Ameerikas ja tuli välja, et enamus minu jälgijatest ei ole mitte kunagi Ameerikas käinud. Nii et mulle tundub, et YouTube kanal ja minu Instagram on see koht, kus ma tahaks jagada teadmisi, nippe, mingit lahedat uut infot nende jaoks, kes Ameerikas ei ole käinud, aga tahavad siia tulla ja ma proovin nii palju motiveerida teid kui võimalik. Nii et jällegi, kui see teema kõnetab, siis kindlasti hakka mind jälgima Instagramis, subscribe'i minu YouTube kanaliga, sest et hakkavad tulema väga lahedad videod. Ja ma üritan tõesti toota nii palju videosid siia kui võimalik. Ja 4. punkt on see, et loomulikult jätkata minu mentorluste ja konsultatsioonidega. Mentorlused on mul sellised asjad, mida ma teen tänaseks 2 aastat, konsultatsioonid viimased äkki 8 kuud või 6 kuud ja ma tunnen, et väga paljud naised vajavad minu abi, tuge, minu teadmisi, nii et kindlasti mentorluste ja konsultatsioonidega ma ka jätkan. Ja ma arvan, et lähiajal ma panen väga tugevalt fookuse just sellele asjale nagu ärimentorlust, ehk siis need inimesed või need ettevõtjad, kes tahavad veebipõhist äri arendada, siis ma hakkan toetama selliseid inimesi. Nii et kui sa jällegi tunned, et see on midagi sulle, siis võta kindlasti minuga ühendust, kontaktid on selle video all. Aga ma loodan, et see video oli sinu jaoks põnev. Kindlasti jätta kommentaaridesse enda arvamus, mida sa tahaksid rohkem näha antud YouTube kanalil, millest ma võiks rääkida, milliseid vloge ma võiks filmida. Kui sul on mingid nippe, trikke jagada, siis ka kindlasti kirjuta siia alla kommentaar, loen kõik läbi, vastan kõikidele. Ja kui sa tunned, et see YouTube kanal või see video võiks sobida sinu sõbrale, siis kindlasti saada see talle ja las ta ka vaatab ja saab siit inspiratsioone. Aga seniks näeme sinuga järgmises videos. Tšau, tšau!